suhkruga, siis see on niisugune hea, kiire ja väga tõhus. Ja kui on palju väiksemaid detaile, siis ta... Kui on palju väikseid detaile ja kui sul on suurem asi, siis no kui ma teen ikkagi nii suure kassa, siis on vaja, et see on korralikult kokku liimitud. Ja ma avastasime, et laipott on väga hea. Laipott on hea. Laipott on sellepärast hea, et natuke läks kuumaks. Hea on, kui sul on sükka lusikas, mis sul pikali kukkudes ei vaju poti põhja. Elu on ise näidanud. Ja elu on näidanud. Ja laipott on sellepärast hea, et ütleme, kui sul on niisugune maja, et siis sa saad kõik servad ilusti siia sisse kasta, suhkru sisse ja saadki kohe nagu paigale panna asja, mis... No väga hea. Mari-Liis, ma tahan veel küsida sellise piparkoogi näituse, nagu piparkoogi maani on. Puhul oleks väga ohtlik asi. Vaatajal, kes astub saali, tal võib sõna otses mõttes hakata suu vett jooksma. Kuidas te teete selgeks ja kindlaks selle, et inimesed vahepeal eksponaate pintslisse ei pista? Meil on kohvik, kus me pakume piparkooke. Sealt kaudu alles pääseb siis näituse saali. Ei, lihtsalt selle peale on mõeldud, sest piparkoogi näitust ei ole võimalik teha ilma selleta, et sa ei saaks seda maitsta. Ma juba praegu mul on raske istuda siin. Pavlovi refleks töötab täiesti. Suur aitäh teile täna hommikul tulemast, siia kõiki neid nutikaid ja toredaid näpunäiteid näitamast. Siin on võimalik veel vaadelda seda, mismoodi piparkook ei pea olema mitte selline pisikene vorm, vaid ka suurvormid ja vaba käega tehtud vormid. See kõik on piparkoogi maailmas lubatud, vastupidi, isegi väga soovitatud. Nii. Hakkad ostus sööma seda, või ma vaatasin, tähtsalt võttiski. Just.